Nii, tere Tanel. Tere Indrek. Täna on 12. september. Istume siin sinuga Pärnus, sinu ja vist sõprade rattapoes. Ja viimane kord, kui sa suuremalt Eesti rahva silmade all oli see maikuu lõpus üsna õõvastavas situatsioonis. Räägi, kuidas sul suvi möödunud on ja millega sa tegelenud oled? Jah, ega ma väga pole pildile roninud ja ega ma kuidagi muud moodi ei oska ka kui ainult rattasõiduga. Et suvi on möödunud elus esimest korda vist võib öelda töiselt. Siin poes on olnud tegemist palju. Olen püüdnud mitte ainult nõuga, vaid ka jõuga abiks olla. Et kodus on kindlasti tegemisi rohkem kui harilikult, et olen vahepeal jõudnud isegi kolida ja selliseid olmelisi asju on tulnud lahendada palju rohkem kui muidu. Et ju mul siis siiamaani on tubli elukaaslane kõigega hakkama saanud, aga nüüd ma näen, et ikkagi päris palju on kodus ka teha. Et trenni olen teinud täpselt nii, kuidas on tuju, kuidas on esialgu, kui käsi veel päris korras ei olnud, kuidas oli enesetunne, kuidas tervis lubas. Et iga päev ikkagi midagi ja rattaga olen sõitnud, ma arvan, et keskmiselt kuni 4 korda nädalas, et kaugeltki mitte nii palju kui tavalisel harilikul hooajal ja maht on kogunenud pigem ikkagi vähe. Ütlesid, et oled pidanud elus esimest korda tööd tegema, et kas see tähendab seda, et rattasõitu sa ikkagi päris tööks ei nimetagi üldse mitte? Ei, seda ei saa tööks nimetada, et kui rattasõit juba tööks muutub ja kui seda võtta kui tööd, ma arvan, et siis on karjääri lõpp väga lähedal, et seda ikkagi peab võtma kui hobi, mille eest ma ei tea tänu kellele palka makstakse. Selge see, et see on vahepeal raske, see nõuab palju energiat ja kõige rohkem see nõuab ikkagi keskendumist. Et seda ei saa muud asjade kõrvalt teha, et järgmine aasta ma sellest samast poest kindlasti tõmbun igapäevaselt tagasi, et ma ei saa oma energiat, mida on spordis vaja kuskile mujale ära reisata, et täna toimetan, saan teha neid asju, mida tegelikult spordi kõrvalt ei tohi teha. Hästi, aga räägi, kuidas vigastusest taastunud oled? No, ütleme nii, et päris igapäevane on, et kuidas käsi käib küsimus. Ei ole suutnud veel originaalset vastust välja mõelda, aga üldiselt käib järjest paremini. Et peale vaadates võib-olla ei saaks arugi, et mul siin hunnik metalli sees on, siis seda tõesti on väga palju. Ja toonus hakkab lihastesse tagasi tulema, mis on päris hea, et sellised kodused asjad igapäevaelu ei ole väga midagi tunda, elukvaliteet ei ole võib-olla langenud, aga mida ma ikkagi tunnen, et käsi võiks oluliselt sirgemaks minna. Küünarliigese sisene murd oli nii tõsine, et kui ma nüüd arsti juures käisin üks nädal aega tagasi, käisin oma kätt juba teist korda Itaalias näitamas, kuidas taastumine läinud, siis tema hindas selle olukorra väga heaks. Tema 40-aastane või rohkemgi kirurgi kogemus. Esimene kord on selline olnud, et tema pigem kahtlem, kas see käsi üldse nagu väga hästi käima hakkab ja seda ta kahtlustas, et see ei pruugi enam üldse sirgeks minna. Mina nagu selle praeguse olukorraga rahul veel ei ole, tema juba oli. Aga siis me leppisime kokku, et olgu, me saame selle käe veel vähemalt 5-6 kraadi sirgemaks. Et kui saame, siis ma olen väga rahul. Kui ei, siis ikka, siis tuleb ära harjuda ja sõita natukene võib-olla teistsuguse asendiga ja mis ikka kohaneda. Aga teed püsivalt mingeid eriharjutusi, füsioteraapiat või mingit taastuslavi? Füsioteraapiat tegin alguses päris regulaarselt, aga nüüd viimane kuu ilmselt jõudsingi sinna maale, kus liikumise siis maksimaalne amplituud põhimõtteliselt tuli kätte. Käsi enam lihtsalt füüsiline takistus ees enam sirgemaks ei lähe, et nüüd ma saan natukene võib-olla liikuvust parandada, toonust kindlasti annab veel kõvasti järgi aidata, et kindlasti on veel teha, aga ennem kui nüüd
füüsiliselt ei sekkuta ja midagi metalli käest välja ei võeta, ma usun, et on palju paremaks siin võimeldes läheb. Lõuga saab tõmmata või see? Ei ole proovinud, et see täitsa huvitav oleks teada, kas kannatab lõuga tõmmata või noh, väga lihtne asi, iga inimene ilmselt jõuab mõne ikka teha kätega võrdus, et ma ei ole julgenud proovida. Hästi, aga kui veel see koledasse maikuusse tagasi vaadata, et ma ei teagi, kelle jaoks see tegelikult veel koledam oli, et tihti on kõrvaltvaatajale näevad asjad veel hullemad välja, kui ise sees olijale. Aga kõigi Eesti rattafännide südamed panid sa ikka väga ädevalt põksuma selle matsuga, aga mida sa arvad üldse, et kas see mats jätab tulevikus ka su karjäärile mingisuguse sellise põntsu, et teeb see kuidagi nagu ettevaatlikumaks, noh, jätab ta jälje, et tihtilugu sellised tõsised mütakad ikkagi panevad kas või elu teistpidi nagu ümber hindama. Noh, nii hull asi õnneks vist ikka ei olnud, aga noh, ikka tõsine pauk oli. Jah, seda võib öelda küll, et luumurd, ma ei tea, näiteks käeluu nii-öelda kämblaluu olen ma korduvalt ära murdnud ja see on minu meelest suhteliselt köki-möki, et lõuga saab kinni ja 3-4 nädala pärast võetakse üldjuhul kips maha ja läheb elu päris kiiresti vanasti rütmi tagasi, et liigese sisene murd nii tõsine nagu minul on, see on ikka hoopis teine muusika. Et see, ma ei tea, kas ta nüüd karjäärile saatuslikuks võib saada, aga igal juhul paneb see nagu teisiti kõigele vaatama. Et juba seegi, et kui lihtne on nagu mõne hetkega või tähelepanematusest paar sekundit midagi jälgimata jätad, kui lihtne on nagu elu muutuma. Kas sa oled ise tõenäoliselt selle matsu videos vaadanud vähemalt ühe korda, võib-olla ka rohkem kordi? Seda ma esimest korda vaatasime juba siis, kui ma olin haiglas, ma ei olnud operatsioonilegi jõudnud. Ma olin esimese öö, ootasin läbi valude, siis järgmisel hommikul toimuma hakkavat operatsiooni ja siis tulid sanitarid ja palatisse tulid igasugused meditsiiniline personal ja siis parasjagu jooksis just see Eurospordi päevane kokkuvõte. Itaalia puhul ikka mitu korda seal õhtu jooksid, siis näitasid kukkumist ka korduvalt, siis hoidsid kahe käega peast kinni, et issand jumal, kas sa oled sina ütlesid. Aga kas kokkuvõttes äkki võib vaadata seda sunnitud puhkust ka sellises positiivses võtmes, et tõenäoliselt said ühe sellise vaba suve, mida sa võib-olla ammu ei mäletagi enam ja kuidas see, just nimelt see nii-öelda vabaduse mekk sulle mõjub, et kas see pigem tunned nagu kihku uuesti number selja peal sadulasse istuda ja janu nüüd võistlusradade järele või on see vabaduse maik ja nii-öelda tsiviilelu maik hoopis nii mokka mööda, et mõtled, et kuna see rattakarjäär nüüd juba nii kaugele saaks, et võikski seda tsivilisti elu nautima hakata. Noh, pluss on ka muidugi, et perega pole ma lapse, sellest ajast saadik, kui ma lapse sündis, ei ole ma saanud nii pikalt kunagi järjest koos olla, et see on kindlasti üks pluss. Eestis ei ole ka paha üldse suvel aega veeta, aga kihk on ikka alles, aga mida natuke ikka pelgan ka, tuleb öelda, et ega ma ei ole nii päris, et ma nüüd kohe tahaks kukkuda võidu sõitma, et eks ma pelgan just seda, et huvitav, kas ma olen midagi selle ära oldud ajaga võib-olla tagasi andnud, võib-olla füüsiline võimekus on kuidagi kehvemaks jäänud, kuigi selge see, et ütleme, mis on juba aastatega treenitud, see aeroobne baas ja võib-olla natuke talenti ka, et see nüüd mõne kuuga ära ei kao. Aga ikkagi teeb natukene, ütleme, ärevaks, kui mõelda siis tagasituleku peale. Aga samas on see jällegi väljakutse ja see mõnes mõttes innustab just mind rohkem pingutama, et näha, et huvitav.
kui ma nüüd natukene siin olen taastuda saanud, sisuliselt ikkagi pool hooaega treeninguta peaaegu et olnud, võistlusteta igal juhul. Et huvitav, kas siin kehtib sama fenomen näiteks nagu mingitel sportlastel, kes on ühel või teisel põhjustel aasta või 2 või vigastusega pool eemal olnud ja on tihtipeale tulnud tagasi. Mul seda probleemi ei ole, puhtana ja tugevamana kui varem, et ma ei tea, teoreetiliselt võiks see ju nii olla, et peale 10 aastat ikkagi profina või siis amatööride tipus sõites keha natuke ikka väsib ja selline pool aastat pausi, mine tea, võib-olla saan kätte näiteks pulsinumbrid või mingid testinumbrid, mida ma pole enam aastaid näinud. Et äkki see paus natuke on kasus ka. No igal juhul hoiame väga pöialt. Kui ma ei eksi, siis järgmine aasta on sul Astanaga veel jooksvat lepingut ees, eks. Et kõigest hoolimata, et selle aasta Giro nüüd nii õnnetult lõppes, tõestasid sa järjekordselt, et sus on sisu ja võimu ja võimekus sõita tegelikult suurtuuridel vähemalt esikuuikusse, kui mitte isegi kõrgemale. Et kui nüüd uute lepingute peale mõelda, et kas sinus on sellist ambitsiooni nende uute lepingute sõlmimisel seada sihti sõita sellise nii-öelda tiimiliidrina suurtuuri või on ikkagi, ütleme, üsna lootusetu Eestis sugusest väikeriigist tulnud ratturil saada nii-öelda seda liidri tulemuse peale sõitva mehe kohta suurtuuridel, kui ta ei ole just nii mäe kõrguselt üle. Ei, ma ei usu, et see võimatu on, aga kindlasti ei saa see olema klubi valikul või siis miks mitte ka Astanasse jäämisel nagu ainuke kriteerium, et kas mulle antakse veel kunagi suurtuuril võimalus sõita nagu iseenda tulemust. Aga ma kahtlemata arvestan sellega rohkem või kunagi varem just peale seda Girot, kus ma nägin, et isegi tegelikult mul ei olnud füüsilised näitajad kaugeltki head see Giro ja ma kõige nagu enesekindlam seal alguses ei olnud, aga kõige kiuste suutsin täitsa okeilt võidusõite teha nii kaua, kuni mul see võidusõit kestis. Et see on absoluutselt võimalik, et võib tulla ükskõik kust, vahet ei ole, kui sa oled, ma ei tea, Zambiast või Slovakkiast. Et kui sa oled ikkagi ise sõidumees, siis ega see ei ole kahtlemata nüüd takistus, et ühe või teise riigi mees ei saa. Aga kuidas selle aasta Girol teil nii-öelda meeskonnasiseselt oli, et kas mingil hetkel öeldi nii kangelt on nüüd see, kelle see oli algusest peale veel paigas, et mina ja ka Taldo oleme siis nii-öelda need mehed, kes püüavad kokkuvõtet teha, aga meil oli tegelikult, meile ei olnud tiimis loomulikult head, see kevad oli hästi raske tiimile ja aga meil see punt klappis, meil oli see meeskond, kes meil oli Giro, oli tegelikult, me otsime kokku, see oli päris äge 2 nädalat, vaatamata kõigele. Et meil olid ikkagi rollid paigas ja selle koha pealt kõik klappis, et mind ikka aidati seal päris korduvalt ja ma oleksin nagu väga tahtnud neile natukene tagasi ka anda, aga jäi veidi poolikuks. No igal juhul loodame väga, et Eesti rattafännide imelised aastad jätkuvad ja mina näiteks, kes ma olen 94. aastast kõiki suurtuure telekast vaatanud 2000-ndate keskel, ei suutnud kuidagi isegi ette kujutada, et sellised ajad tulevad, kus Eesti mehed sõidavad kas Girol või Tour de France'il esikümne kohtadel ja viimases mäefinissis on meie mehed nende viimase 6-10 mehe hulgas. Et imelised ajad ja aitäh nii sulle kui Reinule selle eest. Aga räägime natukene kohalikest elust ja olust ka. Sa oled sellel aastal 20. Tartu rattamaratoni selline maskott ja reklaami nägu.
suur tänu sulle kõigepealt, et sa nõustusid selliseks avantüüriks. Tartu rattamaratonil on suur au, et nii sellise mehe võisime plakatile panna. Aga mis jälje sinu karjääri on Tartu rattamaraton jätnud, kas üldse on jätnud? Sest ütleme, Tartu rattamaratoni ajalukku oled sa jätnud päris mitu märgilist jälge. Üks kindlasti, et sa oled üks väga vähestest kahekordsetest võitjatest, aga teisalt sa oled esimene ja ainukene võitja tsikloklassirattaga ja sa oled esimene võitja 29 ehk 29 tollise maastikusattaga, mis andis nagu siukse tõuke ja buumi maastikusatta vahetustrendile Eesti rattaäris. Kõigepealt tänud kutsumast maskotiks mind. Et loomulikult minu jaoks on Tartu rattamaraton samamoodi natuke nagu märgilise tähendusega võidusõit ka, et see ei ole lihtsalt üks maraton mingis Eesti otsas, et see on ikkagi inglise keeles võiks öelda T-maraton, et see üks. See on alati olnud ikkagi hooaja kindlasti üks tippsündmusi, hooaja võib-olla lõpetavaid sündmusi, et seal on alati selline eriline õhustik, võib-olla see sügis lisab natukene värvi asjale. Seal on alati koloriitseid tegelasi, mingeid hunte ja jäneseid, kes on nagu tõsiste võidusõitjatega koos on joone peal. Ja ma arvan, et see ongi nagu pigem spordipidu kõige üldisemas mõttes, kui mingi võistlus, mille pärast peaks nagu aasta läbi jalga väristama, et sinna tuleks ikkagi fun. Päev võib olla sõpradega, pärast kõik saavad ühise lauadega suppi, nii esimene kui kolmas kui 3000 mees. Samamoodi sa ütlesid, et jah, sa võiksid tulla ju raja läbi sõita, aga ütlesid, et aga kurat, et peaks mingisuguse siukse nii-öelda nalja ära tegema, et esimene kord sõitsid tsikloklassirattaga, teine kord olid esimene 29 mees, et nüüd peaks ka mingi natukene nagu tavapärasest erineva sammu tegema, et kas oled siis ratta välja valinud, millega starti tulla? Valisin välja, aga pean tunnistama, et valisin välja kataloogist. Ja see ratas, mille ma välja valisin, jõuab siia ilmselt alles järgmise aasta alguses. Ehk siis minu hea plaan ei saa teoks. Võtan selle, mis mul kodus võib-olla elukaasle ratas on tavaline paik või siis tulen tsiklokrossi rattaga, et ega mul neid variante siin nagu väga palju ei ole, et selle aasta klubisponsor toodab meil sisuliselt ainult maanteerattaid, häid maanteerattaid, aga jah, nende abiga ma isegi maratoniks rattaid ei saaks ka parima tahtmise juures alla, et eks ma siis võtan, mis meil siin poes ripakil on, et ühesõnaga kehvarattega me kindlasti joonel ei tule. Hästi. Kas sind on tegelikult sellel aastal huvitaval kombel hoopis jooksuvõistlustel kohatud, isegi võidumehena, et see, et rattamehed üsna head jooksumehed on, ei ole enamusele asja tundjatele üllatuslik, aga võib-olla teed sellel sügisel mõne stardi veel jooksurajal. Kindlasti teen, et see on ka natuke rutiinist välja tulemine, et mul joosta tegelikult on meeldinud, aga ma pean hästi mõistusega asja võtma, et mul ikkagi võtaks päris kaua aega, et ikkagi keha panna sellisele koormusele vastu, et ma suudaksin valmis, et ma suudaksin näiteks 100 kilomeetrit nädalas joosta, et seda ma kindlasti ei suuda, et mul annavad ennem liigesed, kõõlused, kõik muu kaasnev lihased samamoodi alla, et ma pean asja rahulikult võtma, ennast natukene ette valmistama, aga nädalas näiteks 30-40 kilomeetrit joosta ma olen küll võimeline. Et tänagi ma olen tegelikult trennis jooksnud, mitte rattaga sõitnud ja ma arvan, et sügisel, kui ilmad kehvad on, siis kui mul on valida näiteks novembris pukisõit või jooksma minek, siis miks mitte jooksma minna. Et see pingutus on nii intensiivne, mida saab näiteks 3 või 5 kilomeetrisest metsajooksust täiega pannes, et mul on seda
pingutust lihtsalt iseendale vaja, et ma ennast hästi tunneks. Noh, siinkohal peal ma kasutan juhust ja esitan kutse. 6.–7. oktoobril on Tartu linnamaraton mitmete erinevate distantsidega, alates 3,4 kilomeetrist kuni 42 kilomeetrini, et võib-olla leiad ka omale midagi sobilikku ja tuled ülikooli linna kuldsete vahtlalehtede all väikest ekskursiooni tegema. See aasta vist kahjuks pean kutsele ära ütlema. Et jah, mul on siin oktoobris üks jooksuvõistlus kindlasti on plaanis. Aga noh, kui on ikkagi soe ilus kuldne sügis, mõnus oktoober, siis ma tegelikult tahaksin natuke rattakilomeetrit koguda ja ma vaatan, mis too nädalavahetus peaks olema mõni maraton ka veel Eesti kalendris plaanis ja äkki siis hoopis ikkagi sõidan rattaga, et praegu ma ennem jooksma rohkem võidu ei hakka, kui täiesti ilmad nagu päris kehvad juba on. Ja no see maraton on minu jaoks ikka hirmutav sõna, et just jooksumaraton, et see on hullumeelne siin, mis ajaga inimesed suudavad nii pikka distantsi joosta. Aga see tähendab siis ikkagi seda, et Tartu rattamaraton ei jää sul sellel sügisel ainukeseks nii-öelda numbriga sõiduks? No vaatame, kui mul on vähegi mahti võimalust minna, siis ma sooviksin tegelikult Saaremaale minna Karujärvele ka, et see on numbriks. Üks lemmikuid sõite Eestis olnud selline kiht väike sõit viimati, kui ma seal käisin ja seal on samamoodi selline kohalikud ise korraldavad ja muidugi Saaremaal on lihtsalt minu arust juba eriline tunne rattaga sõita niisamagi. Hästi. Kas tiimibossidega on olnud mingit juttu ka järgmise aasta sõitudest? Milliseid suurtuure või milliseid plaane sinuga peetakse? Ja ma nüüd eelmine nädal korra vihjamisi kuulsin, et jah, miks mitte Girole tagasi minna, et mul on selleks lõpetamata business käsil, et võib-olla siis Giro ja kui ikkagi tervis kõik kannatab, siis ma tahaks aastas 2 suurtuuri küll sõita. Kas sul tütar ka juba ratta seljas käib? Ikka, et see on täitsa naljaks, kui kiiresti ta selle selgeks sai. Muidugi 2 aastat ja 5 kuud, mis ta praegu on, abirattad kuluvad ära. Aga kui kiiresti ta sai nagu pedaalimise selgeks, oli pigem üllatav, et me ei kordagi ei surnud ka teda peale, et sa nüüd pead sõitma, et issi sõidab kogu aeg, et sa nüüd pead ka, ta ikka tahtis ise rattaga keerutada, aga ta ei sõida nagu iga päev, aga vahest kui ütleb, et lähme sõidame, siis me teeme päris mõnusad otsad mitusada meetrit ikka järjest. No aga äkki siis esimene suurvõistlus Tartu rattamaratoni lasteüritustel? Ta juba on, esimesed stardinumbrid on peale saanud jooksuvõistlustel küll. Aga vaatame, et ilmselt jääb ta seekord Tartu maratoni päeval vanaema hoida, et meil logistiliselt paras katsumus nagu nii see Tartu maraton, et stardi-finiši koht on juba erinevad ja mul isa tuleb üle mitme aasta sõitma, et me läheme ühiselt siis maratonile, peame leidma autojuhi, kes siis auto ühest kohast teise viib. Et selline keskmise tasemega logistika ülesanne. Nii ta paraku on jah, et punktist A punkti B sõit just logistilise koha pealt ei ole kõige mugavam ettevõtmine paraku, nii ta on. Hästi, aga suur tänu sulle, et nõustusid aega kulutama ja Eesti rattasõpradele natukene oma tegemistest rääkima ja hoiame kindlasti kõik pöialt, et käsi läheks nii sirkeks kui võimalik, et ta käiks endiselt hästi ja et siis lõpetamata asi seal Girol ikkagi saaks ka lõpuni aetud. Et aitäh sulle! Aitäh kõigile, kes on kaasa elanud sellele saagale, mis mul praegu siin käe ümber käib ja kõigile varasematele aastatele, mille olete mind toetanud. Et ma usun, et head ajad on veel ees ja võib-olla tõesti see väike värk, siis ma kogunen juba järgmine aasta siis tulemustes ka näha. Nii et kohtume siis Tartu rattamaratonil. Igal juhul.